Washingtonis saadetud üheleheküljeline memorandum seadis Iraani silmitsi kaotusega, mida Teheran kõige rohkem kartis. Rikastatud uraani loovutamine, tuumaprogrammi arendamise peatamine ja loobumine trumbist, mida režiim kasutas Pärsia lahe ähvardamiseks. Sel neljapäeval, 7. mail 2026 ei aruta Ameerika Ühendriigid mitte ainult Hormuzi väina taasavamist või pommitamiste ajutist lõpetamist. Nõudmine puudutab nüüd Iraani võimu tuuma. Trump nõustub survet osaliselt leevendama, lubab 30-päevaseid läbirääkimisi ja võimaldab kaubandusel taas hingata. Aga ta nõuab, et Iraan lõpetaks tuumamaterjali liigutamise, nõustuks rikastamise moratooriumiga ja viiks rikastatud uraani riigist välja. Teherani jaoks ei ole see tehniline detail, vaid peamise poliitilise relva hävitamine, mis on hoidnud režiimi püsti. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Jälgi reaalajas parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Projekti vabadus peatamine, mis näis olevat Iraani hetkeline võit, paljastas lõpuks veelgi suurema lõksu. Saudi Araabia keeldus Prints Sultani õhuväebaasi ja oma õhuruumi kasutamisest, takistades sellega Ameerika operatsiooni, mille eesmärk oli saata laevu ja avada Hormuzi väin. Iraani režiim püüdis seda pausi müüa kui Washingtoni nõrkuse märki, kuid kulisside taga muutsid Ameerika Ühendriigid oma sihtmärki. Selle asemel, et sõltuda ainult lahingubaasidest Pärsia lahe piirkonnas, hakkasid nad survestama otse Iraani tuumaprogrammi. Just sel hetkel pöördus kriis Teherani kahjuks. Iraan soovis arutada mereteed, sanktsioone ja majanduslikku leevendust. Trump tõi lauale just selle ainsa asja, mida režiim ei suutnud saavutada. Nad ei tahtnud kaotada oma võimalust kasutada rikastatud uraani kui elukindlustust. Saudi Araabia keeldumine tuli pärast seda, kui Trump kuulutas sotsiaalmeedias välja projekti Vabadus. Ilma täieliku koordineerimiseta Pärsia lahe liitlastega oli Saudi Araabia mure otsene. Kui Ameerika Ühendriigid kasutaksid Saudi Araabia territooriumi, et jõuga Hormuzi väin taas avada, võiks Saudi Araabias saada Iraani rakettide, droonide ja sabotaaži sihtmärk. Teheran teab seda ja on alati seda hirmu ära kasutanud. Režiim ei pea Ameerika mereväge võitma, et survet avaldada. Piisab sellest, kui veenda Pärsia lahe riikide valitsusi, et igasugune avalik toetus Washingtonile võib kalliks maksma minna. Aga see paus ei päästnud Trumpi kriisist. Vastupidi, see surus Valge Maja veelgi karmimale teele. Projekt Vabadus sihtis merd, memorandum sihib režiimi südant. Mereoperatsioon võiks eskortida kaubalaevu, kaitsta naftatankereid ja vähendada Hormuzi blokaadi. Tuumanõue võib aga hävitada väljapressimise, mille Teheran on aastate jooksul üles ehitanud. Ilma rikastatud uraanita, ilma vabaduseta rikastada, ilma kontrolli alt väljas töötavate maa-aluste rajatisteta ja ilma võimaluseta varjata seadmeid, kaotab Iraan vahendi, millega ta sai maailmale öelda, et võib igal ajal ületada ohtliku piiri. Wall Street Journal tõi välja kõige karmima versiooni Ameerika nõudmistest. Selle ettepaneku kohaselt peaks Iraan nõustuma uraani rikastamise keeluga 20 aastaks ja loovutama kogu rikastatud uraani. Avalikult kuulutama, et ei taotle tuumarelva, lammutama Fordovi, Natanzi ja Isfahani rajatised, lõpetama maa-alused tuumatööd, nõustuma nõudmisel tehtavate kontrollidega ning kandma karistusi, kui lepingut rikutakse. Axiossi versioon on lühem, kuid jõuab samuti sama tulemuseni. Selle järgi usub Valge Maja, et ollakse lähedal vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisele. Ühe leheküljega sõda lõpetada ja avada tee üksikasjalikumateks läbirääkimisteks. Ja Ameerika Ühendriigid oleksid nõus leevendama sanktsioone, vabastama miljardeid dollareid külmutatud Iraani fonde ja lubama Hormuzi väina kaudu taas transiiti. See esialgne kokkulepe avaks 30-päevase akna laiemaks leppeks. Risk on selge. Teheran võib proovida kasutada neid 30 päeva hingetõmbeks, oma marsruutide ümberkorraldamiseks ja uute pikenduste taotlemiseks. Selle versiooni kõige plahvatusohtlikum detail on võimalus rikastatud uraani väljaviimiseks Iraanist. Režiim on juba mitu korda kinnitanud, et ei nõustu selle materjali üleandmisega ja just seetõttu on see nõue nii kaalukas. Rikastatud uraan ei ole lihtsalt tehniline ese. See on füüsiline tõend Iraani võimest hoida maailma valvel.
New York Post tõi välja veel ühe segaduse märgi läbirääkimistel. Pakistani vahendajad ütlesid, et ringluses on mitu erinevat dokumendi versiooni. See näitab, et kokkulepe ei ole veel küps. Ei ole teada, kas erinevused tulevad Ameerika Ühendriikidest, Iraanist või vahendajatelt, kes püüavad lahendust leida. Pakistan toimib sillana, sest otsesed läbirääkimised on endiselt ummikus. Trump olevat samuti öelnud, et on veel vara saata läbirääkijaid Islamabadi kohapealseteks kohtumisteks. Steve Witkoff ja Jared Kushner jätkaksid tööd telefoni teel ja kaudsete kanalite kaudu. See kaugus näitab umbusaldust. Washington ei tea, kas Iraani fraktsioon, mis aksepteerib mingit teksti, suudab sundida teist fraktsiooni selle sisemise jagunemise järgi toimima. See on üks Iraani suurtest probleemidest. Valitsus võib rääkida läbirääkimistest, kuid revolutsiooniline kaardivägi tegutseb sõja kõva tuumikuna. Üks tiib võib memorandumi vastu võtta majanduse päästmiseks, teine võib aga keelduda uraani väljaviimisest, pidades seda alanduseks. Samal ajal jätkavad režiimiga liitunud rühmitused surve avaldamist Iraani piiridest väljaspool. Just selles olukorras toimusid rünnakud Iraagis, sealhulgas Ameerika vägede kohalolekuga baasi ja kurdi jõudude vastu. Teheran soovis näidata, et suudab endiselt Ameerika huve kahjustada, isegi läbirääkimiste faasis. Donald Trump vastas otsesse ähvardusega vastavalt talle omistatud avaldusele. Iraan pidi andma seda, mis oli juba kokku lepitud. Operatsioon Epic Fury võib lõppeda ja Hormuzi väin võib taas kõigile avaneda, sealhulgas ka Iraanile endale. Aga kui Teheran ei nõustu, algavad pommitamised uuesti, veelgi kõrgemal tasemel ja suurema intensiivsusega kui varem. Sõnum oli mõeldud Iraani juhtkonnale, Pärsia lahe piirkonnale ja Hiinale. Washington ei kavatse lubada režiimil kasutada läbirääkimisi taktikalise pausina. Säilitades sama tuuma ja piirkondliku ohu, püüab Iraan vastu pidada, sest leiab endiselt blokaadis mõningaid lünki. Üks mainitud marsruute kulgeb Iraani ja Pakistani piiri kaudu, mida kasutatakse varustuse ja nafta salakaubaveoks. See läbipääs aitab Teheranile aega võita ja oma majanduslikku ellujäämist pikendada, kuid ei lahenda suuremat probleemi. Mida ta aga kergesti teha ei suuda, on terve majanduse ülalpidamine, blokaadi, sanktsioonide, mereväe surve, pommitamisohu ja tuumamaterjali loovutamise nõudmise all. Iraanis survestatakse igast küljest. Al Jazeera näitas Iraani seest pärit teateid inflatsiooni, ebastabiilse valuuta ja igapäevaselt tõusvate esmatarbekaupade hindade kohta. Munade, autode, kulla ja dollari hind on muutunud tavainimeste mureks. Kauplejad ütlevad, et olukord oli juba enne vaherahu halb ja muutus ebakindluse tõttu veelgi hullemaks. Mõned iraanlased väidavad, et isegi kui sõda lõpeb, võib majandusel taastumiseks kuluda 10–15 aastat. Iraani president ise tunnistas hinnatõusu ja nõudis meetmeid spekuleerimise ja varumise vastu. Teine punt näitab režiimi sisemist nõrkust. Levivad teated, et internetiühendus on olnud blokeeritud või tõsiselt piiratud juba üle 68 päeva. Sellest hoolimata levitavad Iraani võimud sõnumeid ja kasutavad sotsiaalvõrgustikke, millele enamik elanikkonnast vabalt ligi ei pääse. See paljastab režiimi vastuolu. Välismaailmale räägitakse, nagu oleks kõik kindel, kuid sisemist suhtlust kontrollitakse, sest kardetakse proteste. Trump kommenteeris samuti, et paljud iraanlased sooviksid režiimi vastu üles tõusta, kuid sisemised relvajõud suruvad nad maha. Majanduskriis koos blokaadi ja uue sõja hirmuga loob Teherani jaoks ohtliku olukorra. Teiste riikide näited rõhutavad, kui suurt kaotust Teheran püüab vältida. Liibüa loovutas oma massihävitusrelvade programmi 2003 aastal ega omanud enam kunagi sama heidutusjõudu lääne vastu. Saddam Husseini Iraak kaotas oma sõjalise võimekuse, kannatas sanktsioonide all, jäi isoleerituks ja muutus lõpuks haavatavaks. Kui tema heidutusjõud enam ei veennud. Põhja-Korea läks vastupidist teed, säilitas oma tuumaprogrammi ja kasutab seda ähvardust tänaseni režiimi ellujäämise kilbina. Iraan tunneb neid näiteid. Seetõttu tõrgub ta rikastatud uraani loovutamast, nõudmisel inspekteerimisi lubamast ja maa-aluseid rajatisi lammutamast. Aga kui Iraan jätkab nüüd keeldumist, on Trump juba ähvarduse valmis seadnud. Mina olen Milson Alves News ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.